Kalimera, tere hommikust! Täna siis siin Pühak Laatsaruse platsil hommik, mis on üks ajalooliselt olulisemaid ja ägedamaid Larnaka võib-olla kirikuid. Ja siin käib hästi palju turiste, nii sees kui väljas. Hommik varajane aeg ja plats on veel suhteliselt tühi. Üks teema, millest kindlasti peab rääkima teise riiki kolides, on see, millest sa puudust tundma hakkad. Ja turvalisusest ja kõigest muust. Eks ma võin väga ausalt rääkida sellest, et 3. kuu on nüüd täis saanud ja millest ma puudust tunnen, mida ma ennem võib-olla pelgasin või mõtlesin üle. Ja millest ma tegelikult puudust tunnen, et meil on nüüd minu elukaaslase ja minu emad on olnud siin. Mu ema läheb täna, lendab Eestisse tagasi. Ja sellest on olnud väga palju abi ja tuge, et nad on olnud ja mänginud meie tütrega ja aidanud ja me oleme saanud käia väljas. Ehk siis paratamatult, kui sa lähed võõrasse riiki ja lähed oma perega, siis see ongi sinu ring. Kui sa ei tunne mitte kedagi, siis sinu perering ongi see suhtlusring. Ja ma olen kohtunud paljude võõraste inimestega siin, aga sellegipoolest need ei ole su sõbrad, need ei ole, ma ei tea neid inimesi selles mõttes, et ma räägin nendega tööasjadest. Ehk siis esimene võib-olla võõrasse riiki tulemise temaatika on see, et sul ei ole seda sotsiaalset ringi, sa oled kodus harjunud kogu aeg suhtlema, sul käid sõpradega, saad kokku, istute ja inimesed käivad külas, et siin sellist kogemust kindlasti ei ole ja siin oled sa ainult oma pere keskis, mis on ühest küljest väga hea, et saab pühendada maksimaalselt palju aega perele. Teisest küljest ma arvan, et me elukaaslasega mõlemad tunneme, et jube äge oleks, kui mõni sõber tuleks külla ja saaks sõpradega rääkida sõprade juttu ja võib-olla ringi hängida linna peal ja sellistest väikestest asjadest paratamatult tunned puudust. Teine asi on selline turvaline ring, et Eestis mul ei olnud nagu sekundikski vaja mõelda, kui mul on midagi vaja, et kes mind saab millegiga aidata. Siin saame me aidata ennast ainult ise, et siin ei ole kedagi teist aitamas, kedagi ei ole kuskilt paluda, võtta. Ma toon näiteks, et midagi rasket on vaja nagu viia korterisse, siis ei ole kellegi helistada ja öelda, kuule, viitsid hüppa korra läbi ja tassime selle asja üles. Ehk siis selline igapäevane lihtne tugi asjade toimetamisel. See ilmselt alles tekib. Siis 3. asi on kindlasti finantsiline ebakindlus, et paratamatult kui sa võõrasse riiki tuled, siis sellel on mingi eelarve, sellepärast, et sa sead ennast sisse. Hakkad alles toimetama või ka mina hakkan alles toimetama ja tulude pool tuleb viipega järgi. Ehk siis tuleb arvestada sellega, et finantsi kulub ja alguses ongi võib-olla väga palju kulusid. Kui sa mõtled ka Eestis, kui sa vahetad kodu, et see sisse seadmine, see on igast väikseid asju, sa pead paratamatult asju ostma. Kulusid on igal juhul ja nende kuludega tuleb võõrasse riiki tulles arvestada, ennem kui hakkab tulusid tulema. Mis veel? Las ma mõtlen. Finantsiline ebakindlus, turvavõrgustik asjade toimetamisel ja sõprusring, et ma tunnen puudust pojast. Poeg on Eestis, õpib, käib koolis, teeb trenni. Üli äge on seda kõike kuulda ja mul on hea meel, et ilmselgelt need emad käisid mõlemad siin. Kohe ei oskagi midagi muud öelda, et vaatame ringi, proovime leida endale huvitavaid inimesi ümberringi, kellega teha võib-olla õhtusööke, kellest võiksid tekkida sellised kohapealsed sõbrad tuttavad, kellega ka vabal ajal saaks istuda. Et ma arvan, et see on meie selline järgmise perioodi väljakutse, millega me peame tegelema. Ja kuna ma kohtun päris paljude inimestega, siis loomulikult, kui ma näen, et inimene on nagu äge ja seal võiks ka perekondlikult match olla, siis ma pakun alati selle välja, et mul ei ole nagu selles mõttes hirmu. Ma küsin, et kuule, kas oled valmis, et teeksime perekondlikult ka, kas lõunasöögi, õhtusöögi saaksime kokku, teeksime siis saaks paremini tuttavaks. Et mitmed inimesed on selle peale juba öelnud, neid me vaikselt siin koordineerime. Mis on naljakas, et üks Eesti härra, kes käis siin külas, kutsus Larnaka eestlasi üles, et saame kokku, loomulikult keegi välja ilmunud. Et see on nagu pisut veider, et kui seda videot on kuulmas mõni inimene, kes Eestist Larnakas elab või kuskil lähedal, siis
ülirõõmuga saaks kokku ja räägiks teie kogemusest, räägiks meie kogemusest ja räägiks niisama eesti keeles. Nii et kui sa oled mind kuulamas, siis anna endast märku ja saame siin kuskil kokku. Kuulge, aga see oli minu väikene selline tagasivaade sellesse 3 kuusse ja ma loodan, et tuleb uusi tuttavaid ja sotsiaalne võrgustik kasvab siin. Olge terved. Tšau!